Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No eelmine nädal oli teil nii raju, et ma loodan, et te siiski planeerisite maagikaardiga endale selle soovitud tuleviku. Ja ületasite narrikaardiga mingisuguse barjääri. Vaatasite hirmudele silma, ma ei tea, sõitsite näiteks üle jäätee, kuigi hirmsasti kartsite. Võib-olla tegite elus esimese lennureisi, kuigi väga kartsite lennata. Te võite mulle sellest alati teada anda, mis te tegite, ja kui te ei taha seal avalikult kirjutada kommentaari, siis te võite mulle saata meili. Et meili aadress on olemas mustakassitaro@gmail.com. Kõik üks jutt, ilma punktideta. Et ma alati väga ootan tagasisidet, ütleme nii. Aga läheme nüüd selle nädala juurde. No sellel nädalal, ma ei tea, te kardate hirmsal kombel vaesust. Ainukene kaart, mis mulle siin ei meeldi, ongi see müntide 5, siin ülemise rea viimane. See põõsas seal lumes rahadega, et see minu jaoks tähendab see vaesust, millestki puudusse tundmist, aga see võib tähendada ka lihtsalt hirmu vaesuse ees. Sest siin esimene kaart on müntide 4 ja müntide 4 on selline kitsimehe kaart, et tema ei raatsi mitte midagi siin kulutada, istub oma raha hunniku otsas. No see on ka suhteliselt selge, me oleme kuu lõpus ja palgapäevani on veel aega, see vaesuse hirm on täiesti reaalne, et ei saa kulutada siin midagi enne, kui tuleb uus palk peale, uus raha. Aga lisaks rahakaartidele ja hirmule vaesuse ees on siin ju muid kaarte ka veel. Et see on karikate 3. No karikate 3 tähendab sellist koosviibimist, kas sõbranadega koos istumist, töö juures ümarlauda. See on siuke sõbralikus õhkkonnas olemine, sest kõrval on siin karikate rüütel. See võib olla ka keegi, kes kutsub teid kuhugi kohvikusse ja teatab teile mingi hea uudise. Et siin olumises reas ma näen, et te ootate uudist. Ootate selles sauade 3-st ja vaatate sinna merele ja ootate uudist. Et võib-olla see karikate rüütel teile selle uudise siis ka toob. Sauade 8 näitab seda, et asjad hakkavad kiirelt liikuma ja karikate kuningas räägib stabiilsusest. Et kui teil oli nagu elus siiamaale võib-olla selline kas ebakindlus või kuskil oli mingi pidur, siis sauade 8 võtab selle piduri maha ja asjad hakkavad stabiilselt liikuma, nagu soovitud suunas. Vähemalt hakkavad nad liikuma. Et ei ole enam pidurit. No ma ei tea seda vaesust nagu või puuduse tundmist, ma pigem arvan jah, et see on teie hirm või kõhklus, et äkki kui ma nüüd siin viimase raha ära kulutan, siis enne palgapäeva mul näpud täitsa põhjas. Ma loodan, et see karikate rüütel toob head uudised. Olete te ju siin eelmisel nädala maagikaardiga endale selle soovitud tuleviku soovinud, et küllap siis hakkavad need asjad ka sinna soovitud suunas liikuma ja need uudised, mida te ootate, tulevad ja tulevad positiivsed, sellepärast, et see karikate kuningas tähendab stabiilsust, tähendab sellist rahulolu ja stabiilsust. Et seda me ju siin elus ikka vajame, et meil oleks see stabiilsus kõiges nagu ongi rahades ja töös ja isiklikus elus. Et me vajame seda stabiilsust, kuigi amburid ei ole väga sellised, kes rahulikult paigal istuks. Ambur tahab tegutseda. Et kui teil on olnud mingisugused pidurid, siis nüüd võetakse need maha ja asjad hakkavad liikuma. No mida ma teile siis soovin? Soovin teile seda ilusat ja rahulikku koosviibimist. Ärge tundke hirmu nagu vaesuse ees või selle ees, et raha saab otsa. Raha ei saa kunagi maailmast otsa. Tuleb lihtsalt leida see viis, kuidas seda enda taskutesse rohkem meelitada. Ja üldse ilusat sellist nädalat, jah, kiiret arengut
Asjade kiiret liikumist soovin ma teile sellesse nädalasse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.